Tere! Mina olen Juhan Koppel, Rakett 69 teadustoimetaja ja näitan teile, kuidas ühendada tuletõrjevooliku liitmikke. Meil on järgmine olukord. Pumbaga on vaja pumbata vett tulekahju kustutamiseks ning tulekahju on nii kaugel, et meil on vaja kasutada 3 voolikut selleni jõudmiseks. Meil on 2 ääretingimust. Esimene voolik on juba veetud ning seda ei tohi teistega ära vahetada. Ning pärast esimest voolikut peab olema ühendatud hargmik. Ülesande lahendamiseks tasub alustada pumbapoolsest osast. Võtame esimese vooliku ning ühendame selle pumba külge. Kuid, kui üritame seda teha, siis näeme, et seda ei saa teha liitmikute erinevuse tõttu. Nimelt on pumbal Bogdanov süsteemi liitmik, mida kasutab laialt Eesti Päästeamet, kuid voolikul on SMS-tüüpi liitmik, mida kasutavad näiteks vabatahtlikud päästekomandod. Selleks, et antud voolikut selle pumbaga ühendada, peame kasutama üleminekut. Laual on valida 4 erineva liitmiku seast ning ma pean valima sellise, mille ühel pool oleks Bogdanov ning teisel pool SMS-ots. Selline on näiteks see liitmik. Pumbale sobiv otsa panen pumba juurde ning see kiirliitmik käib kinni veerandpöördega. Seda võib teha käsitsi, kuid vajadusel saab kasutada ka võtmeabi. Järgmisena ühendan vooliku üleminekuga. SMS-tüüpi liitmik on selline, millele enne ühendamist tuleb ühendamiseks vajutada alla küljel olev nupp, asetada ühendused kohakuti ning keerata need veerandpöördega kinni. Nüüd on pump esimese vooliku liiniga ühendatud. Seda nimetatakse tüviliiniks ehk siis jämedaks pumbast tulevaks voolikuks. Järgmisena näevad reeglid ette hargmiku ühendamist. Seda hargmikku kasutatakse selleks, et vajadusel saaks pealiinist võtta kõrvalharusid, et kustutada ka teisi tulekahjusid, kui selleks on tarvidust. Kuid see hargmik on varustatud taas Bogdanov süsteemi liitmikuga, nii et selle vooliku ühendamiseks on taaskord vaja vahetükki. Võtan laualt sobiva liitmiku ning ühendan vooliku üleminekuga, vajutades alla nupu ning tehes liitmikuga veerandpööret. Ning ülemineku teine ots läheb varem kirjeldatud Bogdanov liitmikuga siia hargmiku külge. Tüviliin on nüüd hargmikuni veetud. See jätkub järgmise tüviliiniga ehk siis jämeda liiniga ning see ots on küllaltki lihtsalt ühendatav. Siin on samasugune Bogdanov liitmik, mis läheb otse külge ilma täiendava vahetükita. Ning selleks, et ma ei peaks pärast enam hargmiku juurde tagasi tulema, võib kohe avada ka hargmiku peakraani. Teise tüviliini lõppu on vaja ühendada tööliin ehk veidi peenem voolik, kuid ka nendel detailidel on erinevad ühendused ning need ei sobi omavahel. Nende ühendamiseks tuleb kasutada laual olevaid üleminekuid. Laual on sobiv üleminek, mida saab ühendada tüviliini külge, kuid selle ülemineku teises otsas olev ühendus ei ole siiski sobiv tööliiniga. Seega tuleb kasutusele võtta veel viimane üleminek, mis läheb esimese ülemineku külge. Ja need süsteemid on siin täpselt samasugused, lihtsalt läbimõõdud on erinevad, ehk siis meil on suur, keskmine ning väike ühendus. Ning see viimane väike ühendus on sobilik tööliini külge ühendamiseks. Ning seega on 3 voolikut süsteemi ühendatud. Viimase asjana tuleb tööliiniga ühendada joatoru, ehk siis see seade, millega reaalselt vett lastakse. Siia ei ole vahetükki vaja, need detailid ühenduvad omavahel otse kokku ning kui olen veendunud, et kõik on korrektselt ühendatud, tõstan rusika, andes seega pumba juures olevale päästjale märku, et pump käivitada. Seejärel võtan kätte joatoru, avan selle kraani ning saan asuda tuld kustutama. Ja täpselt nii lihtne ongi ühendada tuletõrjevooliku liitmikke.